ranna- ja puisniidud. Te ilmselt arvate, et kui me hakkame rääkima niitudest, siis ilmselt siit hakkab tulema üks väga pikk, aeglane ja igav esitlus mingite suvaliste rohulappide kohta, kus ei ole põhimõtteliselt mitte midagi, kuid niidud on tegelikult väga palju enamat. Nad on elupaigaks väga paljudele erinevatele looma- ja taimeliikidele, kes on niitudel elanud kümneid ja võib-olla isegi 100 aastaid ning ei jääks ellu mitte üheski teises ökosüsteemis. Ja nüüd, Ida, palun seleta meile niitudest natuke täpsemalt. Puisniidud on rohumaad, kus kasvavad hõredalt puud ning seda on traditsiooniliselt kasutatud karja- või heinamaadena. Esialgselt inimesed lüükisid metsa maha, et teha karjadele rohkem ruumi. Karjuloomad ei lase sellel rohkem võssa kasvada ning kui karja ei ole, niidetakse neid peaaegu iga aasta. Elustik on looduslik. Seda ei ole küntud, väetatud ja sellele pole külvatud kultuuritaimede seemneid. Praeguseks on nad muutunud väga haraldaseks. Nende eripäraks on erakordne liigirikkus. Valguse ja varju vaheldus teeb head tingimused väga paljudele liikidele. Ühelt ruutmeetrilt võib leida rohkem kui 70 liiki soontaimi, kuid väga liigirohke on ka loomastik. Samuti võib sealt leida mitmeid haruldasi ja ohustatud liike, sealhulgas käpalisi. Puud kasvavad põhiliselt laialehelised, näiteks saar, vaher, pärn ja tamm. Sarnaselt kõigi poollooduslike kooslustega ohustub ka puiskarjamaid liigiline vaesumine juhul, kui niidud paiknevad kas üksikult või fragmenteeritult. Puisniidud hakkasid võsastuma ja kinni kasvama pärast teist maailmasõda ehk umbes 80 aastat tagasi. Hiljem on metsastumist kirendanud üleminek intensiivsele põllumajandusele ning viimasel 40 aastal ka eraloomapidamine ja väiketalude hääbumine. Samuti on kahjulik ülekarjatamine, mille tulemusel tallatakse muld liiga tihedaks, mille käigus halveneb niiskus ja gaasirežiim. Taimed süüakse ära enne õitsemist ja seemnete valmimist ehk kahjustub rohukamar ning puud võivad ära kuivada. Kunagi moodustasid niidud 20% Eesti pindalast ehk ligi 800 000 hektarit. Täna on hooldatavaid niite vaid ligi 1350 hektarit. Ka puisniitude kaitsega Eestis tegeleb samuti Eesti Pärandkoosluste Kaitseühing. Nad tegelevad Eesti puisniitude hoolduse, restaureerimise ja kaitsemisega. Mõned näited Eestis kaitse all olevad puisniidud. Need on näiteks Laelatu, Nedremaa, Tagamõisa, Vahenurme, Koiva ja Allika puisniidud. Eestis on suudetud säilitada umbes 70 000 hektari puisniite. Keskkonnaamet kehtestas välja projekti Wood Meadow Life ehk puisniidu life, mille eesmärk on puisniitude taastamine ja jätkusuutliku majandamise edendamine Eestis ja Lätis. See keskendub puisniidualade taastamisel Eestis ja Lätis, jätkusuutlike lahenduste loomisele, hooldamisel ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest. Samuti, nagu rannaniitudel, siis puisniitude säilitamiseks peetakse seal karja, enamasti veist, lambaid või hobuseid. Või siis niidetakse murutraktoriga. Karjatamist peetakse eelistatud niitmise meetodiks, sest kariloomad on tähtsas seemne levikuks, muudavad rohukamara mikroreljeefi ja söövad valikuliselt taimi. Traktori niitmisega pole taimed harjunud ja see võib häirida seal niidul elavaid loomi ja kasvavaid taimi. Ülemaailmselt ei ole fookus niitudele nii suur kui Eestis, aga kaitseks kasutatakse samu võtteid. Kehtestatakse kaitsealad, peetakse seal karja või niidetakse traktoritega. Ja nüüd natuke rannaniitudest. Rannaniidud on mererannikul olevad niidud, kus lained ja kõrgvesi on muutnud mullad soolasteks. Rannaniidud kujunevad kas mereranniku kerkimisel või karjatamisel. Ranniku kõrgemates osades on taimestik liigirikka. Puud ja põõsad puuduvad, vaid vahel harva kasvab mõni üksik kadakas või kipuvits. Kui jätta rannaniidud niitmata, hakkab see kasvama pilliroogu täis ning taimede liigirikkus hävib. Rannaniitudele on iseloomulik soolalembeline taimestik, mis talub hästi merevee üleujutusi. Tüüpilised rannaniidu taimed on rannikas, randõisluht, randteeleht ja turderluga. Omapärased kohad rannaniidu sees on soolakud, kus sooldunud muldadel kasvavad
suuremat soolasisaldust eelistavad taimed nagu soolarohi, randsoodahein ja nadahein. Avatud rannaniidud on väga oluline ja mõnikord ka ainus pesitsuspaik paljudele liikidele, näiteks kurvitsalistele. Rannaniidud on ka elupaigaks praegu väga haruldaseks jäänud kõrele ehk jutsel kärnkonnale, kuigi 30 aastat tagasi oli ta tavaline elanik niitudel. Seoses looduskaitsega on palju juttu olnud rannaniitudest, nende hooldusest ja selle toetusest ning sealsetest hääbuvatest kaitsealustest liikidest. Peamiseks ohuks rannaniitudele on looduslikud protsessid, eriti tormikahjustused ja rannaniitude avatus tuultele, mis takistavad taimede kõrget kasvu. Teiseks looduslikuks teguriks on kevadine jää sulamine, mis viib veepiiri lähedal mõnel määral endaga kaasa ka eelmisest suvest alles olevaid taimi, mis aitab kaudselt kaasa kõrge taimestiku piiramisele. Siiski ei suuda looduslikud tegurid üksi hoida rannaniite avatud maastikena. Nii ranna kui ka puisniidud vajavad mingil määral inimese kätt. Inimtegevuse lõppemise põhjuseks on kas loomapidamise lõpetamine või kultuurkarjamaade kasutuselevõtt. Neid meetmeid hakati kasutama põllumajanduse tõhustamiseks ja loomakasvatuse tootlikkuse suurendamiseks. Niitude kasutamine lõpetati, kuna looduslikud niidud ja karjamaad andsid sageli vähe saaki ning nende rohumassi koostis ei olnud alati piisavalt toitav kariloomadele. Inimtegevusest tulenevalt on kõige suuremat kahju tekitav majandamise lakkamine, aga ka mitmesugune ehitustegevus. Tänapäeval on ehitusfirmadel tugev surve ehitada hooneid, sadamaid, tuulegeneraatoreid ja nii edasi, ning tasaseid ranna- ja puisniidud tunduvad selleks justkui ideaalsetena. Liigne inimeste tehislik sekkumine põhjustab rannaniitudel elavate liikide elukeskkonda, kuid samas, kui inimesed ei sekku piisavalt, siis võib olukord muutuda aga veelgi hullemaks. Ilma inimese tegevuseta, loomade karjatamiseta või niitmiseta toimuks seal looduslik areng ning niit areneks metsaks, kuna alakarjatamisel on suur mõju ning see soodustab võsastumist. Kuna loomad ei söö ega kärbi, siis puittaimi vajalikul määral. Vähese hooldamise tagajärjena on paljud rannaniidud kinni kasvanud kõrgrohustuga ning niidust pole enam halli haisugi. Rannaniitude ning niitude kaitsega üleüldse tegeleb Eestis pärandkoosluste kaitseühing. Rannaniitude kaitsega on vähem hakkama saadud kui metsaniitudega, sest Eestis nõukaajal hakati niitudele massiliselt metsa kasvatama. Võrreldes eelmise sajandi algusega on Eestis vähenenud majandatavate rannaniitude pindala 29 000 hektarilt 12 000 hektarile. Nüüdseks on Eestis välja valitud 20 rannaniitu, mida taastada. See hõlmab ennast puude ja põõsaste langetamist, veerežiimi taastamist, pilliroo likvideerimist ja väikekiskjate piiramist. 2025. aasta jooksul on plaanis võtta projekti veel niite. Rannaniitude säilitamiseks karjatatakse seal hobuseid, lambaid ja veiseid. Loomade karjatamine tõstab mulla viljakust, mulla tihedust ja muudab oluliselt taimestike omadusi. Uuringud on näidanud, et karjamaadel on võrreldes karjatamata aladega taimkate katus väiksem, samuti soodustas see üheiduliste liikide suuremat ohtrust. Karjatamine suurendab soon kui ka sammaltaimede liigirikkust ning takistab kõrgrohu ja võsa levikut. Vähem levinud rannaniitude hooldusviis on niitmine, seda kasutatakse piirkondades, kus teisi niite on vähem, näiteks väikesaartel. Niidud võivad olla küll tehislikud, kuid nüüdseks on neist kujunenud suur ja tähtis osa meie loodusest, ilma milleta jääksid väga paljud liigid hätta ja ilma koduta. Meie oleme niidud loonud ning meie oleme ainsad, kes saavad hoolitseda niitudel elavate liikide säilimise eest.